Ekraanide keskel me oleme, et praegu on minu ümber kiirel lugemisel neid 5. Nad kõik mõjutavad meid ja see, milline suhe meil on, kas me peame neid omadeks või vaenlasteks, kes meid ohustavad, sõltub mitmest asjast. Täna hommikune kogemus ekraanide avades tundsin, et midagi on valesti. Kuidas käitute teie, kui meediaettevõte küsib teie käest? Küsitlus täna hommikune. Kui selge ja arusaadav oli teile hommikune ohuteavitus? Vastuse variandid. Teavitus tuli liiga hilja, sõnum oli segane, teavitas tekitas hirmu ja segadust, ma ei saanudki teavitust. Aga ma tahaks vastata, et sain teavituse ja olin rahul. Mis ma nüüd teen? Ma ei tea, annan sõna edasi Mari-Liis Rüütsalule, keda kuidagi ei tahaks tituleerida eksiks. Et ta on nii aktiivselt meedias sõna võtnud, mille üle on siiras hea meel ja jagab värskeid kogemusi väljaspool siis Ekspress Gruppi ja Delfi meediat laiemalt. Palun, ekraanid on sinu. Räägi, kuidas siis meediaettevõtted minusuguseid kinni peaksid hoidma. Jaa, väga hea alustus. Mulle tunnen endal peaaegu kohustust vastata sellele küsimusele, mis sa küsisid. Tere, auditoorium. Ja kuidagi vähe on teid siin. Ma loodan, et päeva peale tuleb või siis on paljud veel ekraanide taga ja kasutavad seda tänapäevast hübriidmudelit, et kuulata konverentsi. Ja sain minagi eile selle sama sõnumi ja mina olin nende hulgas, kes siis sai hommikul selle sõnumi. Ja tõsi, ma ei olnud Eestis. Ja siis, kui ma küsisin oma perekonna käest, et kas nemad said, siis mul abikaasa ei saanud, õde ei saanud, ema sai. Et see oli tõesti päris selline valikuline ja mina, kes ma ei olnud Eestis, sain 4 teavitust. Et päris huvitav ja mul on siin nagu oma küsimus ka sellega seoses. Ma tean, ma olen ennast natuke selle teemaga kurssi viinud, kogu selle teavitamise teemaga. Ja ka tehnoloogiliselt, et tegelikult teised riigid kasutavad hoopis teisi tehnoloogilisi lahendusi. Ja ma ei saagi aru, miks Eesti seda ei kasuta. Rääkisin ka sõpradega ajakirjandusest ja palusin seda uurida, et miks ei kasutata telefonidesse ja võrkudesse sisse ehitatud teavitusmehhanisme, miks Eesti soovib teha ise neid äppe. Aga lõplikku vastust ma ei ole sellele saanud. Sain aru, et 2027. aastal siis on Eesti ka valmis kasutama neid rahvusvahelisi süsteeme, mida kõik teised riigid kasutavad ja mida me tõenäoliselt ka turistidena oleme teistes riikides saanud, vähemalt mina olen küll saanud. Et võib-olla äkki natuke vastasin sulle ka. Ja ma tegelikult täna, millega ma tegelen, ma tulin Ungarist, Budapestist ja tavaliselt, kui ma seda inimestele ütlen, siis nad tõmbavad nagu kõhu korraks sisse, hingeb kinni ja kui ma ütlen, et ma tegelen seal meediaga, siis jääb paar hingetõmmet ka veel vahele. Ja tegelikult ma tõesti, nüüd olen pikaajaliselt seotud Ungari ainsa sõltumatu meediaettevõttega, kes tegutseb ärilistel põhimõtetel, et seal on veel mõned sellised algatused või uudisteorganisatsioonid, kes on siis tekkinud sellisest ajakirjanikest, kes on lahkunud Orbani üle võetud meediast. Ja seal muidugi see on ülipõnev ülesanne, mulle pakub see väga suurt väljakutset seda teha ja nad tegelikult kogu meedia arengus on meist mõnevõrra maas, et mitte öelda päris palju, aga seda kuidagi kogu see keskkond, kus seda teha, on äärmiselt väljakutsuv ja nüüd on ju valimised 3 nädala pärast tulemas. Nii et väga huvitav. Ma ütlen kohe ära, et mul juba on siin tuldud küsima ka, et neil endal on ikkagi väga kõrged lootused, et opositsioon võidab. Ma kogu aeg mõtlen, et kas nad ise elavad selles soovmunemas või siis, aga ikkagi uuringud näitavad ka praegu nii, et hoiame pöidlad igal juhul. Aga kui ma lähen tänase teema juurde, siis rendimudel ajakirjanduses enam ei tööta. Mida ma üldse mõtlen selle rendimudeli all? Kui see pealkiri tuli välja, siis ka mingid tuttavad küsisid mu käest, et mida sa mõtled selle rendimudeli all? Ja ma tegelikult mõtlen seda, et sa ei saa lootma jääda kellegi kolmanda infrale. Sa pead omama kliendisuhet. Ja tegelikult oli see selge juba 20 aastat tagasi, aga me lasime ennast kuidagi hullutada sellel, et me lubasime kolmandatel osapooltel võtta üle meie liiklus
kui me räägime digiajakirjandusest, aga ma arvan, et tänapäeval enamus meediast ongi digitaalne, nagunii ükskõik mis formaadis nad on tehtud. Ja nüüd me oleme hädas sellega, kuna see lõplik otsustuskoht ei ole meie käes, me ei kontrolli seda mudelit, algoritmid kontrollivad mudelit ja suured korporatsioonid ja nüüd me oleme seetõttu hädas. Ja see märgiline muutus on siis olnud viimased umbes 2 aastat. Kui te mäletate, siis see oli umbes täpselt 2 aastat tagasi, kui sotsiaalmeediaplatvormid väga agressiivselt muutsid oma algoritme ja kogu meedia sisu presenteerimine sotsiaalmeedia võrgustikes sai nagu oluliselt väiksema positsiooni, kui see oli varem. Miks mina seda väga hästi tean, siis kuna ma töötasin Express Grupis, kus on erinevaid meediaettevõtteid, siis ma nägin seda, kui dramaatiliselt see osadele ettevõtetele ja nende liiklusele mõjus. Ja kui ma räägin liiklusest, siis see ei ole mingi umbisikuline teema, vaid see on tegelikult, see ongi kõige tähtsam, kui palju sinu uudiste juurde jõuab lugejaid. Ja kui me nimetame seda liiklusest, siis see tundub nagu selline teisejärguline, aga tegelikult on see kõige kriitilisem teema. Teiseks on siis, või esiteks on üle võtnud väga palju meie kasutajaharjumust tehisintellekt. Ma räägin sellest täpsemalt natukene hiljem. Teiseks kogu platvormite ökosüsteemid, mis siis tõmbavad inimesi järjest rohkem sinna ja kus meedia sisu levikut, ajakirjanduse sisu levikut ei kontrolli meie ise. Ja kogu see ka seetõttu läbi selle usaldusväärsuse nõrgenemine ja ka majandusmudeli haprus. Ja mida ma siis pean silmas selle usaldusväärsuse nõrgenemise all on see, et tegelikult kui me vaatame, millest meie meediaorganisatsioonid ja ajakirjanduse ettevõtted on sõltunud, ehk seesama, kui me paneme vastutuse kellelegi kolmandale osapoolele, siis kui ma toon näiteks, Eestis see mudel ei ole väga levinud, aga seesama Google Discovery toode, mis siis suuremates riikides on väga populaarne. Ja seal, ja tegelikult on sotsiaalmeedias täpselt sama põhimõte, on valdav. Kes karjub kõvemini, saab rohkem tähelepanu. Ja see on see mudel, kuhu ma arvan ja loodan, et ajakirjandus ei taha sattuda, sest see ongi viinud usaldusväärsuse alla. Selleks, et saada liiklust, sa pead tegelema pealkirjandusega, tooma lugeja enda saidile ja kus juures lõppkokkuvõttes väärtust ta seal ei paku. Ta tuleb lihtsalt vaatab ära, kas selle pealkirja, uudise liidi, ta ei hakka tellijaks ja ta ei tekita sulle eraldi lehekülje vaatamisi, mis siis tooksid reklaamiraha. Ja kui ma nüüd vaatan tulevikku, siis ajakirjandus kindlasti jääb. Et ma vaatan, et siin saalis on ka palju tudengeid, et te ei ole valinud vale eriala. Ajakirjandus kindlasti jääb, meedia jääb, aga tuleb täiesti ümber mõtestada kõik need leviku mudelid, põhimõtted ja sest väärtus tekitatakse läbi ajakirjanduse, aga väärtuse kasseerib täna juba ja ka tulevikus sisse keegi teine, kui me sellega ei tegele. Ja kurja juur ei ole tegelikult tehnoloogias, vaid just selles, kuidas see väärtuse ahel on muutunud ajas. Otsing ei ole enam tee ajakirjanduse juurde, täna veel mingil määral on, kuna inimeste selline tarbimismudel on veel mõnes mõttes otsingupõhine, aga mina ütlen, et paari aasta jooksul see kaob täielikult ära. Me lähme üle tehisintellekti poolt pakutud vastustele, mis tõttu ka klikkimine isegi siis, kui tehisintellekti platvormid pakuvad meile linke seal, siis sinna klikib ülivähe inimesi. Ja kuni 40% siis prognoositakse liikluse kaotamist, aga tegelikult mida rohkem sa oled nagu sellises kas ülduudiste tabloidi või siis selliste, ütleme, igapäevaste teemade juures oma sisu pakkumisega, siis seda rohkem kannatad. Mida rohkem sul on originaalsisu, mida rohkem on sul nii öelda päris ajakirjandust, seda tugevamal positsioonil sa oled.
Ja seda nimetatakse siis zero-click käitumiseks, eks vastused loetakse ära, oma huvi saadakse rahuldatud ja tegelikult sealt edasi enam tarbija ei liigu, kuigi väärtus on tehtud kuskil mujal. Eesti kirjastajad teisalt on suhteliselt heas seisus. Ja kui ma vaatan üldse nüüd, kui ma ise siis tegutsen ajakirjanduse mõistes ja meedia mõistes Kesk-Euroopas, siis tegelikult üldse see piirkond siin plus Skandinaavia maad on natukene paremas seisus. Meil on väga tugevad brändid, meil on väikesed keeleruumid, mis tõttu meil ka konkurents ei ole nii tugev. Ta on tugev, aga mujal riikides on see veel kõrgemal tasemel ja seetõttu otseliikluse osakaal on meil üsna kõrge meie meediabrändidel. Kellel rohkem, kellel vähem, peab sellega väga kõvasti tulevikus tööd tegema. Veel kord rõhutades kolmandatele osapooltele ehk sellele rendimudelile lootma jäädes, mitte mingit varianti ei ole ellujäämiseks. Ja kui Eesti ettevõtted on täna heas seisus oma otseliiklusega, siis kuna tarbija käitumine samm-sammult muutub rohkem tehisintellekti platvormite suunal, siis tegelikult ka otseliiklus, kui me sellega ei tegele ja kliendi otsesuhtega ei tegele, siis see tegelikult on muutumas ka pikaajaliselt. Mahupõhine sisu tootmine on kadumas. Mida ma selle all silmas pean? Kui me räägime, kui ma toon näiteks näite, et praegu on kevad, paljud noored vähem, vanemad inimesed rohkem tegelevad aiatöödega või midagi, ma ei tea, kodust mingite teemadega, mis ikka kevadel tulevad päevakorrale, siis kõik see sisu igal aastal toodeti uuesti. Täiesti mõttetu tänasel päeval. Kõik need vastused, kuidas lõigata õunapuid, mida teha kärbuvate mustustra põõsaste oksadega või midagi sellist, siis need on tänapäeval tehisintellekti platvormilt täielikult saadavad, sellist sisu enam keegi otseselt ei vaja. Ja kõik see selline igapäevane tohutu maht uudistesse panek, siis sellel ei ole tulevikus enam mingit mõtet. Ja ei ole juba täna. Aga kuidas siis edasi ja mis siis pakub väärtust tulevikus on ikkagi samad originaalsed uurivad lood. Sest teatavasti tehisintellekt võtab seda sisu, mis on juba olemas. Ja võib-olla hallutsineerib ise ka midagi kokku vahepeal, aga ma kuidagi ei suhtu sellesse, ma ei vähetähtsusta tehisintellekti osakaalu meie elus ja kindlasti saab see veel suurema osa. Ja olen ise ka väga-väga aktiivne kasutaja. Ekspertanalüüsid kindlasti ja kogu selle tausta ja mõistmise andmine. Ehk tegelikult, kui me nüüd räägime, siis me liigume tagasi. Me ei liigu edasi, vaid me liigume tagasi. Me liigume tagasi ajakirjanduse olemuse juurde, mis see on olnud. Samamoodi ka turunduses me liigume tagasi kaubamärgi juurde, usalduse juurde. Ja see võitlus tarbija ja lugeja üle peab olema enne peetud, kui me jõuame oma sisuga kuskile kolmanda osapoole platvormile. Ehk kui sa sinna jõuad ja lugeja tahab teha kas taustakontrolli, lugeda lugu täpsemalt või mis iganes, siis see, kui ta sinu brändi usaldab, siis see on oluliselt suurem tõenäosus. Seal juba hakata võitlema, siis see on täpselt sama, kuhu täna on jõudnud näiteks Google Discovery toode, ehk et seal juba hakata järjest jälle kõvemini karjuma, et sellel ei ole enam mingit pointi. Kui me räägime natukene ärilisest poolest, siis täpselt samamoodi see mitmekesistamine tulevikus on ülioluline. Kui ma nüüd sel nädalal olin Ungaris, siis me rääkisime sealse ettevõttega, ma tegin ülevaate kõikidest erinevatest siis see online ajakirjanduse majandusmudelitest ja ärimudelitest ja siis ka sisu pakkumismudelitest ja ma sain tegelikult 3 sellist suurt valdkonda või 5 õigemini sain üle Euroopa kokku, kuidas erinevad ettevõtted on siis mudeldanud oma toimimise ja on selgelt näha. Tegelikult ajakirjandus on ainult üks ja mul on kahju öelda väga tihti ka suhteliselt
ütleme, madala osakaaluga nii käibes kui kasumis. On erisusi, on näiteks selliseid portaale, mis puhtalt sõltuvadki ainult lugejatulust. Neil on ülikõrge usaldusväärsus, nad pakuvad väga head ajakirjandust ja päris mitmes kohas on nad tekkinud sellise revolutsioonilise käitumise tulemusena. Mainitud Ungari juba, seal on üks Telexi nimeline sait, siis on Slovakkias on Denniki nimeline, nad päris hästi tulevad toime aga nad siis nende ainus sissetulek on lugejatulu ehk siis digitaalsed tellimused. Aga ka näiteks Taanis on Zetlandi nimeline üks toode, mida ma vaatasin täpselt samamoodi, mulle väga meeldis, nad ei nimetanudki enda seda toodet digitellimuseks, vaid nad nimetasid seda membership'iks. Ja need ettevõtted on tekkinud kuskil 2016, 2015, eks ütleme niisugune 10 aastat tagasi, mis näitab ka, et tegelikult meedias on ruumi ka luua iseendale uus nišš. Ja kui ma tulen tagasi sellise nagu suurema vaate juurde, siis täna tellimused ja liikmelisused on väga suur tuluosa. Reklaam on endiselt jumala eest, ärge jääge lootma reklaamile tulule tulevikus, sellepärast et see pigem on stagneeruv. Ja isegi kui, ma ei tea, Eesti majanduses saavad asjad korda, järjest alanud sõjad näitavad vaibumise märke, tekib mingi uus majandustõus, siis see on tegelikult ainult ajutine lahendus. Sul peab olema rohkem käibeliike kui ainult 1 või 2. Sama uuring, mis ma siis tegin nende Euroopa mudelite kohta, see näitas, et väga palju teenitakse üritustest. Need on liikunud ka paljuski meediafirmade alla. Väga palju on suunatud ärikliendile tooteid, kus saadakse tavaliselt keskmiselt kõrgemat tasu. Kindlasti üks teema, millest ka täna siin saab juttu olema ja mina sellest pikemalt ei räägi, on AI sisu litsenseerimine. Ma vaatan, et mul aeg hakkab otsa jooksma, õnneks ma enamuse asju olen ära rääkinud, nii et ma ei pea nagu detailidesse enam minema. Ja need meediaga piirnevad teemad, mida annab väga hästi ka meedia sisuga siduda, siis need tegevused tulevikus aitavad teha meil head ajakirjandust. Nii, aga otsinguliikluse kadumisest ma rääkisin, ma ei hakka siin rohkem peatuma. Ja siin on mul mõningaid näiteid ka, et kui me vaatame seda graafikut, siis on näha, et tegelikult see referral traffic ehk siis kuidas see eesti keeles ongi, ma arvan, et te saate kõik aru. See on muutunud, kui te vaatate siin ka on piirkondade kaupa, kuidas erinevate platvormite liiklus on muutunud. Ja kui me vaatame, et Facebookil isegi on see tõusnud Facebooki liikluses, siis tegelikult see tähendab seda, et kuna 2 aastat tagasi Facebook drastiliselt kukkus liiklus, siis sealt on lihtsalt natukene tagasi tuldud ja mulle eriti meeldib siin X-i näide, kus on näha, et Euroopas on see tohutult langenud, et see ongi peale neid omanike muutusi seal, ehk et endine Twitter, tänane X Euroopas ei olegi enam väga või ütleme, et ta osakaal on kindlasti langenud tänu sellele ettevõtte muutumisele ka. Ja kui me veel vaatame siit statistikast, siis need samad zero clicki osakaal, et alates 2023. aastast on kasvanud ligi 60%, Euroopas siis kuni 37%. Ja kui me vaatame Briti väljaandeid, et kuidas siin on otsinguliiklus kukkunud, siis, ja kui te vaatate, siis nad on peamiselt tabloidid, kes on kaotanud tohutult siis sellest 3. osapoole liiklusest. Et see ei ole nagu kuidagi see, et ma oleks selle peale, et see on nagu selgelt ka juba täna andmetest näha ja tõenäoliselt siis mina arvan, et see kukub täiesti praktiliselt nulli. Ja probleem, millest peaks ka kindlasti rääkima ja ma ei tea, kas täna siin konverentsil seda teemat puudutatakse, aga minu käest on ka mitu korda küsitud, et kes siis vastutab lõpuks selle sisu eest, mida AI platvormid meile esitavad. Ja kuidagi on isegi tahetud, ma olen näinud ka suhtumist, kus minu käest on küsitud, et
Teatavasti Ekspress Grupp, kui mina veel seal töötasin, siis me äkki mingi 1,5 aastat tagasi panime kõik oma sisu otsingumootoritele, siis tehisintellekti otsingu ja kraapimismootoritele panime kinni. Ja siis justkui nagu oli ka selliseid süüdistavaid lähenemisi, et te jätate või siis inimesele, kes tuleb külastama ja saab sealt vastuseid. Ma tõin siin ühe näite ka, et kui oli Tallinna eelarvest juttu, siis tegelikult ainult 2 allikat tulid läbi tehisintellekti välja. See oli Tallinna linnavalitsuse enda koduleht ja teine oli ERR, kes tuli välja. Et justkui tekib kõver pilt sellest informatsioonist seal, aga minu hoolimata sellest, et minu istekoht on muutunud, minu seisukoht ei ole muutunud, et seal, kus väärtus luuakse, see peab ka väärtusest osa saama. Ja kui seda heaga ei saa, siis tuleb kindlasti seda ise üli järjekindlalt ajada ja mina arvan, et siin peaks ka Eesti riik tulema Eesti meediaettevõtetele appi selleks, et läbi rääkida platvormitega, et saaks need väärtuse loojad saaks ka sisu, aga sellele ei tasu lootma jääda, et see päästab meie majandusmudeli tulevikus, see on vaid üks osa. Nii, ma vaatan, kas siin on mul veel midagi, mida ma ei ole rääkinud. Sisuõigustest ja asjadest rääkisin ja reklaamirahast veel paar sõna. Lisaks sellele, et meil on siin, ütleme, et majandus on liikunud sellises külgsuunas juba aastaid, siis tegelikult ja reklaamiraha on järjest kogunenud platvormitele, siis seda mina näiteks mõned aastad tagasi veel ei osanud näha. Telereklaam on samamoodi vähenemas üle mitmete aastate. Ja kui suured sellised, väga suured reklaamikulutajad, nad näevad, kes on põhiliselt olnud telekliendid, et nad ei suuda siin enam auditooriumi kätte saada, nad lähevad siit ära. Nad ei hakka siin nagu, nad viivad kogu oma reklaami planeerimise üle-euroopalistesse haabidesse, kas siis Londonisse, Istanbuli, Varssavisse, ja sealt ei hakka keegi meie kohalikku meediat planeerima. Et see on ka üks trend, mida juba ma tean, et Eestis toimub ja toimub ka mujal Euroopas. Ja kuidas nendest lahendustest ma olen ka siin rääkinud ja kuidas siis tekitada tulevikus elujõulist meedia ja ajakirjandusmaastikku. Kindlasti on see sama otsesuhe, mis on minu jaoks number 1 kohal ja teatavasti, kui klient või siis tarbija lugeja on meie tellija, siis on ta oluliselt väärtuslikum ka näiteks reklaamikliendina meile. Ja kui ma nüüd kokku võtan, siis edu tegelikult muidugi ei olegi ainult kasumlikkus, vaid võime säilitada ka usaldusmõju ja majanduslik kestlikkus korraga. Et pidevalt tuleb tegeleda väga paljude teemadega ühel ajal, et sul oleks brändi usaldusväärtus, sul oleks hea ajakirjandus, sa suudaksid seda kõike monetiseerida. Kergemaks ei muutu mitte midagi, pigem läheb raskemaks, aga tee on olemas, kuidas ajakirjandus ellu jääb. Aitäh! Suur tänu, Mari-Liis. Rõõm on alustada päeva sellise optimistliku noodiga. Ma üritasin olla natukene kriitiline, aga kui te soovite Mari-Liisilt praegu midagi küsida, siis ma pean teile pettumuse valmistama, sellepärast et küsimused tulevad kõik paneelis, mis on päeva lõpus. Mitte päeva lõpus, päeva esimese poole lõpus. Aga suur tänu veel kord.